ja meil on külas üks vinge abielupaar Triinu ja Maarja. Aitäh, et te tulite. Tänan kutsumast. Miks ma teid siia podcasti tahtsin? Esmalt sellepärast, et te teete nii ägedat asja nagu Garage Fitness. See on siis mõeldud treeninguteks ka nendele lapsevanematele, kellel on väikesed lapsed ja neid ei ole nagu kuskile jätta, et te olete loonud Pärnusse sellise kogukonna, kus on võimalik treenida ka siis, kui sul on väikesed lapsed. Ehk see ei ole nagu vabandus, vaid teie nagu loote võimaluse ka last trenni kaasa võtta. Ja see on nii unikaalne asi, mida ma ei ole nagu Pärnus varem kohanud. Lisaks siis te olete üldse kuidagi hästi siuksed lõbusad, soolad, aga ka hästi sellised sihikindlad ja teil on kuidagi mulle tundub kõrvaltvaatajana, et teil on tegelikult väga palju täitunud unistusi. Kas see ka nii on? Hakkame siis lahti harutama. Veel, mis ma ennem sissejuhatuseks tahan siis öelda, et Triinu, sina oled sertifitseeritud personaaltreener, sa oled grimmeerija, sul on ettevõte Grimmikohver OÜ, teil on veel 2 last, te olete abielus, teil on armas kodu, te olete nagu selline Eesti American Dream. Ja Maarja, sina siis oled samamoodi personaaltreener, siis sa veel oled fitnessi ja kulturismi sertifikatsiooniga. Ise saad siis pärast rääkida, kas ma ajan ära või ei. Sa töötad Kaitseväes ja sul on lisaks siis selline vinge hobi, et sa mängid kitarri vanade kolleegidega, olete teinud sellise ägeda bändi. Äkki alustamegi sellest, et Triinu, räägi korraks, mis asi see Garage Fitness on? Maarja võib siis täiendada, et kuidas te selleni jõudsite, et see on nüüd veidi üle aasta siin Pärnus tegutsenud, et kõigepealt, kuidas see alguse sai? Ta alguse saigi tegelikult ju iseenda vajadusest. Eks me sinna garaaži seda väikest nagu jõusaali loomas olime ja ühel hetkel me ju mõlemad personaaltreeneriks õppima läksime. Kas te läksite koos ühel ajal? Ma läksin veidi ennem ja siis Maarja läks siis järgmisele kursusele. Et aga kui ma nüüd mõtlesin, et mida ma siis pakkuda tahan, siis ma tahtsin pakkuda seda, et nagu sa ka ennem välja tõid, et inimesed saaksid päriselt trennis käia siis, kui neil on see võimaluse hetk. Mitte sellepärast, et nad peavad lapsed kuskile, ma ei tea, jätma ja neil ei ole seda võimalust seda teha. Et väga paljudel inimestel ju tegelikult jääb sellepärast trenni minemata, sest et lapsed on nii-öelda see takistus, aga meie täiega propageerime seda, et võtame lapsed kaasa, meil on endal 2 pisikest poissi ja ma ise olen olnud ju selles olukorras, et ma ei saa minna näiteks jõusaali, ma olengi 2 lapsega näiteks kodune, siis ma olen teinud neid koduseid treeninguid ja siis mul järsku nagu tuli siuke klõps, et ahaa, et nagu, aga miks ma seda selles võtmes nagu ei paku ka. Ja kuna kodus meil selline võimalus oli, meil oli siukene mõnus suur aed, siis me alustasime ka oma seda tegevust just nii-öelda kevad-suvisel ajal. Ja niimoodi ta vaikselt meil kasvama hakkas, et oma enda kallid sõbrad ja tuttavad olid meie esimesed kliendid ja läbi selle see siis niimoodi vaikselt levima hakkas, et väga pikalt oli meil trennis 3-4 inimest ja olime iga hinge eest hästi nagu tänulikud, kes meieni jõudsid ja nüüd oleme päris suureks juba kasvanud, et see on päris lahe. Maarja, kas te saate nüüd korraks seda jagada, on ju? Et Maarja, kuidas see siis oli, et kas nagu Triinu tuli hullu ideega lagedale ja sa olid lihtsalt sunnitud nagu sellega kaasa minema või kuidas sinul tuli esiteks see, et sa lähed õppima siis personaaltreeneriks ja et see Garage Fitness siis, mis Triinu ütles, et mida sa sellele nagu lisaksid? Mõtleme, see personaaltreeneri tegelikult oli mul üks võib-olla juba salajane unistus. Mõned aastad juba, 2-3 aastat juba kuskil peas küpsenud, aga ma lihtsalt ise ei olnud seda teekonda ette võtnud, kuna alguses tundus võib-olla hirmus, natuke raske, et ei saaks võib-olla hakkama. Ise nooruspõlves juba tegelikult pikalt spordiga tegelenud ja siis kui Triinu ütles, et tema läheb sinna, mul oli niimoodi, et mul oli samad mõtted juba tegelikult ammu ja siis mõtlesin, et nojah, siis ma ei saa ka tegemata ette.
et siis nagu sai see ära tehtud. aga see võis siis ollagi nii, et üks asi, kuidas nagu meie näeme, mis on võimalik, on see, et kui sa näed, et nii lähedal keegi läheb, täidab selle unistuse, mis sul on nii kaua südames põksunud ja ta teeb selle ära, siis sa mõtled, et kui Triinul on võimalik, siis on mul ka see võimalik. ja just, et paljud asjad nagu tegelikult, mis ma olen nagu teinud ka nagu kuidagi kellegi toel või abiga, et üksi mõtled, et siuke ei tea, aga kui teine kõrval motiveerib või siuke annab tõuke, siis nagu läheb läbi. Inspireerib. Aga kuidas nüüd selle Garage Fitnessiga, et kuidas siis on, et kas sind tõmmati sinna hooga sisse sellisele nagu crazy'le ideele nagu läksid kaasa või see, te ikkagi panite koos pead kokku, arutasite, kuidas see nagu teil praegu toimib, et kuidas see algas siis sinu vaatest? Tegelikult sina alustasid üldse esimesi trenne, on ju, et see, jah, see, ma hakkasin tegema vist trenne siuke võib-olla kuu-kaks varem või lihtsalt reklaami otsima, aga ja siis Triinu tegi selle lihtsalt logo ja sealt mingi mällas seal lihtsalt ja siis Tiim Kallas, no kui ma pikalt tegelesin MMA-ga või vabavõitlusega, siis ma võistlesin ja siis mul sõprade kamp, kes tuli nagu matsi vaatama, siis neil olid Tiim Kallase särgid ja siis Liial sündis, siis Triinu kinkis üks väikse podi, kus oli peal Tiim Kallas kirjas. et siuke väike manifesteerimine käis. Ja siis lõpuks Garage Fitness ja Tiim Kallas nagu sealt kuidagi kokku teeb. See oli juba nii loogiline. Selle üle ei hakanud juurlema. See oli juba olemas. Aga sa andsid esimesed trennid ju välijõusaalis üldsegi ja ühel hetkel oligi niimoodi, et mina andsin aias trenne, Maarjo andis välijõusaalis trenne ja siis mõtlesime, et kurat, mis asja me teeme, miks me koos ei tee? Et nagu sellist asja varem pole olnud, et ühte tiimi näiteks juhivad kaks täiesti erinevat treenerit, on ju, et nii mees kui naispool, on ju, ja see on tegelikult minu arust väga lahe, et Maarjo annab kuidagi selle oma kiki sinna juurde, et tema teab kuidagi, kuidas see meestetreening võib-olla veel paremini nagu välja tuua ja mina tean, kuidas see naistel see hormonaalne ja kõik see nagu, et miks võib-olla täna see naine ei jaksa nii palju teha, et ma oskan endaga ju seda seost luua, sest ma olen ise naiste rahvas, et kui on ikkagi menstruatsioon, no ma tean, mida te läbi nagu elate, on ju, ja tegelikult see, et me üksteist nagu niimoodi täiendame, see on ülikihvt, sest enamasti ju inimesed annavad üksi trenne, on ju, et seda tegelikult ma ei teagi üldse, et keegi niimoodi trenne annaks, et on kaks erinevat treenerit ja me annamegi siis vaheldumisi siis treeninguid, et ei ole nii, et kogu aeg on kas minu trennid või Maarjo trennid, on ju, et on vaheldumisi meil see asi. Aga jah, tema alustas siis varem välijõusaalis ja siis lõpuks mõtlesime, et nagu miks me eraldi teeme, et teemegi siis koos ja annamegi siis vaheldumisi neid trenne ja alustasimegi siis lõpuks siis enda selles või nii-öelda enda koduses muru peal nii-öelda, kus me siis praegu ka trenne anname suvisel ajal. Ja see on nüüd see Garage Fitness, kus nagu mina teid tean, et mille kaudu meie saame tuttavaks, ma olen ise liige, ma olen nüüd ikkagi kogenud siis nii Maarjo trenne kui Triinu trenne ja see on tõesti äge nagu, et see varieerub, see on erinev, sa ei tea, millal kes sind ootamas on, ega sa selle peale ei mõtlegi, on ju. Mahlad pigistatakse igal juhul välja, aga huvitav on see, et nagu kui trennipäev on, siis tegelikult sa juba lähed rõõmuga, sest sa tead, et see tunne pärast, see ühine, see muusikavalik, see venitus pärast on lihtsalt nagu, ma iga kord ütlen sisimas, et ma olen nii uhke sulle, Merili, et sa nagu selle trenni ära tegid, et mul on nii hea tunne pärast. Ehk et kõik meie vaatajad, kuulajad ka, kes ei ole veel, kes on Pärnumaal või Tallinnast tulevad Pärnusse puhkama, siis ma soovitan vaadake üle, et leiate rohkem infot, kas Debi kaudu saab osta või siis Instagramid paneme, pärast lingime siia podcasti juurde, et PT Maarjo Kallas ja PT Triinu X Halliste Kallas on vist, on ju. Et sealt saab kindlasti lisainfot, et mina isiklikust kogemusest väga soovitan, et ma olen varem käinud jõusaalis üksi teinud ja ei ole seda nagu, et ma hullult tahaksin tagasi minna, aga teie puhul on see kogukond, see grupi energia ja mis te oma lehel tegelikult nii hästi kirjutate, et te loote mõnusaid, parajalt proovile panevaid treeninguid imelises tammistes, kus ruum on sinu jaoks hoitud ja hinnangute vaba, kus igaüks annab enda parima ja kus treenitakse ühise eesmärgi nimel.
tunda enda kehas hästi ja kus üksteisega võrdlemine tuleb jätta värava taha. Nii on. Ja see on nii hästi kokku võetud ja see on selline trenn, kuhu sa tahad tulla olenemata sellest, mis sa täna nagu kaalud või kui ebakindel või kindel sa oma keha suhtes oled. Ma saan siin nagu ühe näite tuua. Just üks meie varasem püsiklient kirjutas mulle paar päeva tagasi, et tead, Triinu, ma olen täiega mures, et ma ei julge enam trenni tulla, et mul on nii pikk paus jäänud, et ta ei olnud päris pikalt meil nüüd trennis käinud, kuigi varem siis käis ja ütles, et aga äkki sa teed mulle kuu aega kava, et ma saaks tagasi teile trenni tulla. Siis ma ütlesin, kullakene, sa ei vaja selle jaoks enne mingit ettevalmistust, kui sa tuled meile trenni. Tule lihtsalt ise kohale. Selleks ei ole vaja juba mingisugusel tasemel olla, nagu, et sa ei pea ennast treenima selleks, et meie trenni tulla, vaid et me tõesti väga palju näeme vaeva sellega, et ükskõik millisel tasemel sa oled, millises kohas sa endaga võib-olla psühholoogiliselt oled, siis see kogukond, nagu sa ka välja tõid, see tegelikult võib-olla need on ainukesed inimesed, kellega need inimesed suhelda üldse saavad, on ju, et kõigil ei ole perekonda, kõigil ei ole lapsi, kõigil ei ole emasid, isasid võib-olla ja see on koht, kus inimene saab tunda ennast, et ta on hoitud, et temaga arvestatakse, teda märgatakse, et teda tunnustatakse, et kõik need baasvajadused, mida me tegelikult iga päev väga vajame. Ja ütlesin, tule trenni ja lihtsalt tule kohale ja ta oli ülirõõmus, ta ütles, mul langes nagu kivi südamelt, et nagu ma ei pea hakkama ennem mingisugust trenni tegema. Ma ütlesin, et tõesti ei pea, et sa tegelikult ju sisimas tegelikult teadsid seda vastust, on ju. Sa ütles, ma tegelikult teadsin, aga nagu, et ma olen nii kaua nagu hoogu võtnud ja tegelikult väga paljud võtavad hoogu ja nad ei julge nagu tulla. Et see on tegelikult normaalne. Ja ma ütleks, et ma ise olen selle nagu hiljuti läbi elanud, et ka üks täitunud unistus on see, et ma võib-olla tai-boksiga hakkasin tegelema. Ma ei julgenud üksi sinna minna, aga kuna sõbranna läks, tema ka vedas mind kaasa, nii nagu mina vedasin Maarja, et tule nüüd õpime personaaltreeneriteks, et kellelgi kuskilt on seda nagu tõuget vaja ja see megalt aitab nagu. Ja Maarja, sa tahtsid vahepeal midagi öelda? Ma tahtsin, võib-olla kuigi sinna Garage Fitnessi juurde, et kus see Garage Fitness tuli, siis kes see tänapäeval enam garaažis autot hoiab, on ju. Et meie omal koju garaažis läksime vastu jõusaali nurka tegema mingit asja. Ja, pola täis on ju. Aga jah, kui võtta see, et julge trenni tulla, et võrdlete end teistega, siis pikalt ise kui ma käin võistlustel, siis tahad ka ikka olla seal esimese 300 võib-olla. Aga mingitel võistlustel, sa saad aru, et tegelikult on sinust nagu parimaid ja sina võistled iseendaga, et sa iga kord annad nagu endast parima. See on täna sinune parim päev ja nii on. Et sa saad nagu võistlus iseendaga põhimõtteliselt, et sa pea vaatama teisi. Ma arvan, see on hästi hea mindset ja see on asi, mida me peame endale tihedamini meelde tuletama, et võrdle ennast eilsega, võrdle ennast nagu iseendaga aasta tagasi on ju, et siis ei tule seda, võrdlemine on kõikide asjade surm öeldakse, kui sa nagu, see on nagu julmalt öeldud, aga tegelikult me hakkame ennast võrdlema iga inimesega, iga trennis oleva inimesega, kes me alati tunneme ennast kehvasti. Ja miks me seda endale teeme? Just, jah. Paljud asjad tegemata ka. Jaa, täpselt. Et ma niikuinii, et mis mina, et ma niikuinii on ja et siis on juba eos annad loobumise ära. Aga juba sa siin mainisid natuke täitunud unnistust on ja et sinul see personaaltreener, sinul siis tai-boksi asi on ju, aga kui me nüüd võtame üleüldiselt natuke sellest trennist võib-olla fookuse ära ja üleüldiselt elule vaatad tagasi, siis mis on nagu teie need esimesed täitunud unistused, mis hakkavad nagu meenuma, et ma ju selles unistasin või selles mõtlesin kunagi, et täna on nii ja täna on naa. Et Triinu, äkki sul tuleb kohe või kui Maarju sul tuleb kohe, siis saate jagada, mida te olete valmis jagama ja mis võiks tõesti olla selline, et inspireerib ka teisi, julgustab ka teisi ja näitab, et see on võimalik. Ja see ei pea üldse olema suur, see võib ka olla lihtne, argipäevane, igapäevane asi. No ma ütleks kindlasti, et see võib-olla on klišee, aga ikkagi laste saamine on see täitunud unistus, et väga paljude jaoks see on tegelikult kättesaamatu ja on erinevaid nagu põhjuseid, miks see ei õnnestu, aga laste saamine kindlasti on üks nendest nagu suurtest unistustest ja ikka igal naisel on ju. Ja teil on 2 last. Ja meil on 2 last ja ongi väikese vahega just selle tõttu, et oleks nagu koos tore kasvada
ja et oleks niisugune sõbrakene enda nii-öelda perekonnast kohe võtta, et see on nagu kihvt ja eks on neid hetki ka, kui mõtled, et aprikene öeldi, et saa väikese vahega lapsed ja siis mõtled, et nad pidid ju mängima koos, et aga midagi vastupidist, aga tegelikult, kui nagu kokkuvõttes vaatad, siis see on ju igati kihvt ja perekonna loomine on kindlasti minu nagu suur unistus olnud ja et jah, kui niimoodi sellist esimest lähimat unistust võtta. Ja lastega ma ütleks, et ütleme, et kui me lapsed saame, siis tegelikult kuidagi see unistamine nagu muutub ka, on ju, ja tegelikult nad kuidagi annavad väga palju motivatsiooni, et veel rohkem unistada, sest et sa teed ju mitte ainult enda nimel neid asju enam. Kindlasti on see esimene põhjus, miks peaks tegema, on enda nimel, aga kindlasti ka perekonna nimel, et ka lastele eeskujuks olla, et nad väga palju tegelikult tõukavad meid niimoodi, kui me isegi võib-olla aru ei saa, on ju. Noh, ütleme nii, et esimene unistus või nii palju ma mäletan lapsepõlvest ikka, kui sa vaatasid sõpru, kellelgi oli mingid ägedad asju, tahtsid ise ka, aga võib-olla sul ei olnud, vanematel ei olnud võimalik osta, siis mina läksin ka suht noorena tööle ja ega ma oma vanemate käest mingit abi või küsida nagu rahaliselt kunagi pole tahtnud või kellegi ütles niimoodi, et alati ise tahad hakkama saada. Ja siis oligi esimene kitarr või esimene siis enda ostetud jalgratas või et kõik hakkab nagu sealt olema. Siis mingi hetk juba oma elamine, siis me ostsime korteri endal Triinuga, siis oli juba, et tahaks oma aeda, et kus siis rohu sees oma varbaid panna. Nüüd meil on oma maja, on oma aed. Vaikselt on kuidagi niimoodi tulnud. Jaa, see on nii äge. Korraks tuleme uuesti Maarja korruse lapsepõlve tagasi, kui see on okei. Et sa ütlesid, et tahtsid hästi iseseisev olla ja ei tahtnud nagu eriti vanematest küsida. Tõenäoliselt lapsena me tunnetame ka ära, et kas me oleme rikkad või me oleme vaesed, on ju. Et meil on suht must-valge vaatepilt. Et kuidas teil nagu lapsepõlves oli, et milline nagu sinu lapsepõlv näiteks oli üleüldiselt, mida sa nagu sellest mäletad? No minu vanemad läksid lahku, kui ma oli võib-olla ka 5 või midagi noorem, ma täpselt ei mäleta. Aga alguses kuni 3. klassini oli ka erinevaid elukohti palju. Vahetasin 2 kooli. Algusel võib-olla ka keeruline see sõprade leidmine ja kõik see, aga selles suhtes nagu toit ja peavarjul on olemas, et nagu selles suhtes kurta ei saa, et on ka nooremad õed-vennad, et ise olin nagu kõige vanem. Mitu õde-venda sul on? 220. Okei, teil on päris siuke. Ja jah, mingi hetk, kui tol ajal nagu tagasi vaadata, et ema käis nagu tööl õhtuti või oli ka öösiti ja praegu täpselt sama vanad on enda lapsed, et mina olin õega kahekesti kodus, et ei olnud üldse mingit vaatajaid vaata. Kui vanad olite siis õega kahekesti kodus? 5 ja 3 või 2? Ja sinu ülesanne oli siis juba õe eest hoolitseda? Just. Et jah. Jah, vaata, kui eriti tol ajal, ma ei tea, kas teie ka vaatasite neid seebikaid ja siis need vaesed elasid seal nagu ülirikkad ja siis oli mida, fuck'i, ma tahan Mehhiko seebiko vaene olla, vaata. Okei, aga Triinu, kuidas sinu lapsepõlv oli, kui sina nüüd vaatad tagasi oma lapsepõlvele? Pean kopeerima Maarjat selles mõttes, mitte nüüd kogus osas, aga samamoodi minu vanemad läksid lahku, kui ma olin selline 5. Ja siis oligi see elamise korraldus oli niimoodi, et vahepeal emaga, vahepeal isaga ja niimoodi ma nagu pendeldasin. Aga kuidagi on alati niimoodi olnud, et ma olen see isi tüdruk nii-öelda olnud. Aga miks? Ma arvan, see oli seetõttu, et ema leidis endale üsna pea uue elukaaslase, kellega ta on tegelikult praegu siia nagu tänapäevani koos, mis on ülikihvt tegelikult. Et ei olnud see, et ta kiirustas ühest suhtest teise, vaid et ta on tõesti väga õnnelikus abielus ja tänase päevani.
aga mul sündis, nii-öelda emal sündis ja uuel kasuisal siis sündis siis minu õde ja eks see põhifookus läks siis sellele väikesele õele. Ma olin niisugune 7, et ma olin 1. klassis ja eks ma tunnetasin seda ka niisugust nagu kerget kadedust, mina ka samamoodi võib-olla vajasin väikese tüdrukuna palju seda ema hoolt ja mingi hetk ma siis ikkagi isa juurde kolisin ja tegelikult siis isa juurde ka jäin. Ema oli alati pildis, aga isa on alati olnud see, kellega me koos toimetame, ta on olnud minu selline väga suur tugi ja isa oli mul siis taksojuht. Isa on alati olnud selline ise tegija, selline hästi töökas, ise ostan, ise teen, ühtegi laenu ei võta. Maarja sarnane, et ise teen, ise võtan. Ja eks sealt need nagu mustrid ka tulevad, on ju, et samamoodi minu isa, kuna ma isa juures elasin, ta töötas ka palju öösiti, kuna ta oli taksojuht, siis ka mina olin hästi palju nii-öelda üksi. Ma küll ei pidanud kellegi teise eest hoolitsema, aga hästi palju seda üksi aega mul oli ka päeval, nii öösel, et jah, et ema oli pildis küll vähe, aga ta oli olemas selles mõttes, ta oli nagu väga, väga hea ema selles mõttes. Aga lihtsalt nende teed läksid lahku ja minu see süda kuidagi kuulus sinna isa poole kuidagi nagu rohkem, ja kuna isa poolt see suguvõsa on ka kõik juba siit lahkunud juba siis, kui mina nagu väike olin, siis kuidagi hästi loogiline tundus, et kuna ma olen ainukene pereliige, et ma siis ka isa väga nagu hoian ja ta selline hästi nagu südamlik inimene on ja hästi mind palju toetanud ja samas ka palju takistanud selles mõttes, et ikka need isad nagu kardavad nende oma tütarde pärast, on ju, et aga jah, minu lapsepõlv ikkagi möödus isa juures just. Lähme nüüd hüppame korraks lapsepõlvest nüüd aastasse 2016, Maarjo. Siis sa kohtasid enda abikaasat, enda ingekest Triinut. Kuidas sina mäletad, kuidas te siis kohtusite, kuidas oli siis nii-öelda, kas oli äratundmine või kuidas te sebima hakkasite, räägisid enda vaatest see lugu? Et eks algas natuke varem juba, nagu, et teadsime ju varem, on ju? Ma arvan jah, et me teadsime tegelikult päris palju varem. Ikka jah. Ka läbi ühiste tutvuste vist nägin teda esimest korda. Et meil oli ühine sõber ja siis ma arvan, et ma ei tea, mina mäletan, et ta kutsus nagu järgi Kadit ja siis sina olid autoga roolis, sest siis me olime natuke slipsis ka. Mina ei olnud! Teeme selle kohe selgeks. Ma olen alati see kaine lool olnud tänaseni. Ma arvan, nagu see oli esimene kord, teine, ma ei mäleta, kas oli sama õhtu või siis oli ka jälle mingi istumine lihtsalt, käisime söömas kuskil Lehtlas selle sama seltskonnaga, siis ka erinevad jälle mingid üritused viisid vahepeal kokku, siis mingi hetk Triinumist läks üldse elas kuskil Tallinnas või? Triinumil oli siis üldse teine soe ka, kõrvad nagu panid ikka silma peale, aga mingi hetk kuidagi jälle üks ühine tuttav oli mingist õhtu, mis viis meid nagu kokku ja sealt siis hakkasime nagu rohkem suhtlema ja siis ma tõstsin juba kaitses ka. Ja selleks hetkeks mina olin siis juba oma esimesest suhtest siis nagu lahku läinud, et toome selle täpsustada. Aga kui nüüd mõelda sellele, et te olete nüüd abielud, kuidas te siis nüüd abielumiseni jõudsite ja kuidas see kihlumine ja lapsed ja räägi natuke siis seda tausta ka, just nagu mehe vaates tahaks teada ja pärast kindlasti siis Triinu poolt veidikene. No ütleme, me olime juba enne abielust olnud, ma ei mäletagi enam kaua koos, päris pikalt, 6 aastat või. Ja esimene laps oli ka tegelikult juba olemas. Jah, Liiam oli sündinud juba. Liiam oli juba olemas, jah. Et see nagu oli kuidagi loogiline nagu edasiminek või. Ja samas ilmselt ma juba tegelikult noorena või olin juba teadlik sellest, et kunagi kellega hakkan koos elama ja ilmselt ma nagu abielun ka,
et justkui nagu tüüpiline peremudel, mida nagu järgida. Kuidas Triinu sinu poolt, mehed on natuke sellised kui hakkad nagu romantilistest asjadest rääkima, onju. Et kuidas sinu poolt, et mina olen näinud teie pulmapilte ja need olid nagu väga omanäolised pulmad. Et kuidas te just otsustasite niimoodi abielluda ja teie nagu pulmapildid on ka veidi sellised nagu maagilisemad või ürksemad, võib-olla on isegi see parem sõna, et kuidas see kontseptsioon sündis ja? Et meie ju abiellusime 2020 ja see oli siis maikuu, 20. mai 2020, selline maagiline kuupäev, aga see aeg oli ju ka koroonaaeg, et tegelikult ärme seda aega ära unusta, et kõik, mis siuke nagu negatiivne on kuidagi nagu hästi nagu me unustame ära, et sel ajal oli tegelikult see nii-öelda kokkusaamine päris siuke nagu keeruline ju, et sa ei saanud ju kutsuda külalisi ja kõik nii-öelda siseruumid olid kinni ja lockdownis nii-öelda. Ja algselt ju tegelikult me tahtsime abielluda üldsegi botaanikaaias, aga kuna selle koroona tõttu ta siis ei õnnestunudki ja tuli see nii-öelda ümbermäng nii-öelda teha ja siis me otsustasime, et meie siuke nagu lemmikkoht Tallinna ümbruses on Laulasmaa ja otsustasimegi, et aga miks mitte, et miks me peamegi tegema nii, nagu kõik teised teevad, et ega meil oli ka algselt plaanitud siuke pisikene pulm, hästi selline intiimne enda sõpradele, oma lähedastele, aga tegelikult väga ju keegi kohale tulla ei saanud ja me mõtlesimegi, et aga teeme siis rannas. Ja mõtlesime, et aga kuidas me seda siis niimoodi teha saame, et me ka sel momendil päriselt siis nii-öelda paari saaks pandud, on ju, et ja võtsimegi ühendust ühe vaimulikuga, Mart Metsmaaga, kes saabki tulla kohale täpselt sinna, kus sina siis tahad, kus ennast kõige paremini tunned. Ja siis me abiellusimegi Laulasmaa rannas. Et tegelikult ma ütleks, et see kulmineerus kuidagi täpselt nii, nagu see pidigi tegelikult olema, et ka see botaanikaaed oleks siuke kihvt ja teistmoodi olnud, aga ikkagi nagu pall ja jalu ja varbad liivas nagu hoopis teistsugune, et kas te muidu tundsite ka, et kui on nagu, et ametlik abielu on sõlmitud, kas oli teistsugune tunne? Kas teie suhtes nagu muutus midagi või suhtedünaamikas nagu muutus midagi või tegelikult jäi kõik samaks? Ikka samaks, et tegelikult meie jaoks oli oluline vormistada ära juba seetõttu nii-öelda kiiremini, sest et Maarja käis ju ka missioonidel ja missioonidel on alati see mingisugune hirm, et sa kunagi ei tea, mis seal juhtuda võib. Ja juba seetõttu siis oli see meie jaoks väga-väga oluline, et ka mina saaks kaasa rääkida, et kui nüüd midagi juhtumas on, et ma olen see tugiisik ja see abi seal juures siis. Et aga dünaamika mõttes kindlasti ma ei saa öelda, et midagi nagu muutunud oleks, et see oli hästi loomulik. Ma tahtsin, et mul oleks lastega sama nimi, kuigi siis meil oli alles Liam sündinud, aga minu jaoks on see ühtne pere nime kandmine on väga oluline, aga samas ma jätsin ka siis enda nime alles, et ka selle edasi kandmine mul on hästi-hästi oluline ja kuna halliste nimesid on väga vähe, et siis ka see sai mul jäetud. Aga dünaamika mõttes küll ei saa öelda, et oleks nagu muutnud, et minu jaoks oli naisena lihtsalt väga-väga oluline. Kuidas sinu jaoks, Maarja, kas sa tundsid, et peale nagu abielu sõlmimist ja kui Triinu siis võttis sinu perekonnime, kas midagi nagu sinu jaoks muutus või sinu sees? Dünaamiliselt selles, kuidas ma varem omavahel suhtlesime, ma ka nagu ei tähendanud, et midagi oleks nagu muutunud. Lihtsalt see võib olla mingis mõttes nagu ikka liidab või tekitab seda ühtsust. Aga suhtlemise vormis on niimoodi kõik ei samaks. Siis me olime päriselt tiim Kallas, on ju? Ja et ikkagi nagu minul ka see sama nimi, et jaa, hästi oluline mõlema jaoks. Kas, vaata Triinu mainis, et sa käisid missioonidel. See tundub nagu päris õudne asi, millega võiks nagu abikaasa tegeleda, et ta käib kuskil missioonidel. See kõlab juba nii, läbi selle, mis on peavoolumeediast meile nagu sisse söödetud, see kõlab lihtsalt hirmu äratavana. Maarja, kuidas sul oli siis olla mis tahes missioonil kodust eemal, sul on just vast sündinud
laps on ju naine, kellega sa oled just abiellunud ja siis sa lähed kuskile missioonile, et ava nagu seda telgitagust, et mis see üldse tähendab, kus sa käisid, kuidas sa ennast tundsid kodust kaugemal. Ma arvan, et see paljudele naistele võib-olla kõnetab, kes on praegu samas olukorras. Ma arvan, et eks muidugi lapsed väiksid ja selles suhtes on raske minna, aga sa ei saa, kui sa sinna lähed ja kogu aeg nagu kodule mõtled, siis on nagu eriti raske. Vaimselt just. Et sa ei tohi nagu sellele mõelda ja kodus peab kindlasti olema nagu kõik korras ja toimuma hästi. Ja kui kodused mured asjad kaasa tulevad, siis seal on lihtsalt väga raske olla muidu. Et tekivad nagu muud mõtteid, et fookus läheb üldse mujale, kui sellele, et mis sa nagu sinna tegema läksid või mis sa seal teed. Et me helistasime, niipea kui meil oli võimalik seal sel hetkel juba internet ja kõik muud vahendid olid olemas, et kunagi, kui varem käidi, selliseid võimalusi ei olnud. Olidki nagu ära võib-olla 6 korra said helistada, nii kui ma olin baasis, siis me suutsime ikka igapäevaselt. Ja kui põllul olime pikemat aega, siis baasist väljas, siis ma nädalas korra võib-olla sain ka helistada läbi satelliittelefoni, et kõik on hästi Okay. Kas sinul oli ka nagu hirmu või muret Maarja pärast, kui Maarja oli nagu a la põllul, et ma olen lugenud ühte raamatut, mis oli ka, rääkis siis Afganistanist ja seda, kuidas see peaosaline lihtsalt ei julgenudki põllule minna, sest see oli nagu tema jaoks võrdus surmaga. Sest et kui sa baasilt välja lähed, sa ei tea, mis võib juhtuda ja tavaline arbuusikasvataja võib olla tegelikult terrorist. Et igal juhul sealt raamatust, mis ma lugesin, see oli nii. Et aga kuidas sina siis tundsid, kui sa teadsid, et Maarja läheb nagu baasist välja ja ongi nagu põllul? Või sa pigem olid ka, et tegelikult sa ei mõelnud nagu selle peale ja sa lihtsalt ootasid ta kõnet siis, kui ta helistab ja Eks ma ju, siis kui me suhtesse juba läksime, eks ma ju teadsin tegelikult, kes ta oma ametilt on ja ka juba siis, kui meil lapsi polnud, ta tegelikult väga palju eemal Eestist viibis. Et ta ei käinud ju ainult missioonidel, oli ikka ju väljaõpped erinevates riikides ka väga-väga pikalt, ka kuude kaupa. Et ma olin nagu selles mõttes natukene ette valmistunud, aga sa ei saa kunagi olla ette valmistunud selleks, et sinu abikaasa päriselt võib surma saada. See oli iga päev, iga sekund, iga minut, see oli võimalus. See oli päriselt, see oli meie oh my god, mul tuleb kananat peale, see on ikka nii rets. Ja see oli meie reaalsus. Ja ütleme näiteks see võib-olla paar minutit enne, siis kui ta võib-olla meil helistas, et ma nüüd lähen, siis ma arvan, et peale laste sünnitamist sa oled ka selles nagu mentaalses seisundis, et ega sa päris hästi ei kontrolli enda emotsioone, et eks need emotsioonid ja eks see käib niimoodi virvarr üles-alla sul peale sünnitust, eks ma olingi natukene võib-olla rohkem liimist lahti, kui võib-olla praegu oleksin, kui lapsed on suured, aga no mis suured? Suuremaad? Suuremaad on ju, et nad ei olnud enam beebid ja sa said nagu nendega reaalselt nagu rääkida, et nagu praegu. Et aga see oli väga raske, et ma üritasin küll olla see tugev naine, see tugev, ma saan kõigega hakkama ja eks ma Maarjale seda näitasingi, et meil on siin väga hästi ja meil oli ka nagu, sest et lastega ma sain kodus väga-väga hästi hakkama. Ma üritasin teha seda, et ma ei lähe sinna ohvri rolli, et oli loomulikult asju, mida ma ei saanud teha, aga mida mina kodus tegin, oli see, et mina üritasin keskenduda sellele, mida ma saan teha. Mida ma saan teha praegu Maarja jaoks, mida ma saan teha iseenda jaoks, mida ma saan teha laste jaoks. Ja see oli minu fookus nagu, et mina ei saanud panna veel enda seda koormat, kuigi ju tahaks mehe peale panna seda kõike, on ju. Et ma üritasin seda mitte teha, kuigi oli ka neid momente, kus ma lahinal nutsin, näitasin, et mul on raske, ütlesingi, et nagu sa pead sealt kohe ära tulema, oli ka neid momente aga eks sa mingi hetk saad aru, et tegelikult sellest halast, sellest väga nagu kasu ei ole ja tegelikult tal on endal see fookus teravam, kui sa toetad ja sa annad märku, et tegelikult on nagu kõik hästi, siis tegelikult
mina tema väljaõppesse väga uskusin, see oli väga-väga tugev. Ma teadsin täpselt, kuidas nad valmistusid ja ma teadsin, et nad on valmis seal olema. Ma selles ei kahelnudki üldse, et tema väljaõppe taha mingisugune asi jääb ja või et tema mingi apsaka tõttu ta nüüd tagasi ei tule. Et aga ma ei saa vastutust panna selle terroristi peale, sest tema võib ükskõik ju mida teha, et see võimalus oli alati olemas. Ja neid lugusid vahest, mida Maarjo seal rääkis ka, mida seal õnneks neil enda meeste hulgas seal ei juhtunud, aga ütleme välisliitlasi seal ikkagi surma sai ja ka baasis sai. Et ka see paneb mõtlema, et appi, aga ka baasis võib seda juhtuda, mitte siis seal põllu peal nagu, vaid sa oledki duši all, sa oled võib-olla jooksulindi peal ja tegelikult see on su viimane jooks, on ju. Et kuulge, tõmbame korraks sellest teemast välja, see läheb nii morbiidseks ära juba, et aga jah, me kuidagi nagu me sealt ikkagi võitjatena oleme välja tulnud ja mitmel korral tegelikult ja kuidagi ma ütleks, et see on pigem nagu tugevamaks ikkagi kõvasti teinud, see on raske, aga ka väga paljud ju suhted ei jää püsima. Ja kindlasti, see on ikka kõva proovilepanek, ja nagu mina olen sellisel uskumusel, et naine tegelikult spirituaalselt kaitseb meest ja mees kaitseb naist nagu füüsiliselt, nii-öelda materiaalsel tasandil, ja alati mehed, kes on tegelikult armastavas suhtes, on 100% rohkem hoitud kui mehed, kes lähevad omapäi, sest naine annab neile jõudu nagu nii-öelda energeetiliselt, on ju. Et see on lihtsalt väike selline vahelepõige, et see on ilus mõte, jah. Et nii, vähemalt Anatoli Nekrasov väga palju nagu räägib ja see mõte nagu tundub mulle tõene. Okei, aga selles mõttes Triinu rääkis sinu ettevalmistusest, et see kõik on nagu tipptasemel ja seda nagu võib näha, kui korraks minna sinu Instagrami või Facebooki, et sa oled nagu hull mees. Hull sõjalt! Sa oled nagu ikkagi peast nagu heas mõttes veidi sõgel, sa nagu treenid meeletult. Alles sa käisid, kas oli Kaitseväe rännak või kus sa käisid, et 109 kilt sa panite seal oma tiimiga. Sa igapäevaselt konstantselt mingi sõidaratas, jooksad, ujud, lisaks need trennid, mis siis te teete on ja nagu, mis sul viga on? Ütleme nii, et jah, mul võib-olla on mingi keiksed, kus ma pean mingi etapp jälle oma võimeid proovile panema või katsetama ennast, mis seisus ma olen või mis vormis nii vaimselt kui füüsiliselt. Et jah, see viimane retk oli Põrgupõhja retk, mis sai tiimiga käidud. Aga jah, siiani olen katki, 6 aja pärast on küll Ironman, lähen küll poolikule, aga ma loodan, et see jalg saab terveks selleks ajaks. Vaatan täna proovin ujuda. Siis saab terveks. Aga see võib olla nagu seotud ka sellega, et kuna sa enam missioonil vist ei käi, siis kas sa võid otsida mingi adrekapauku, mida sa saad siis nagu sellest meeletust treenimisest, mida sa teed? Et kas sa otsid nagu mingist sellist nagu, tead, mis ma mõtlen? Ütleme nii, et kui poisipõlve meenutada, siis võib-olla unistasid Kaskatõrjeametist ja siis Kaitseväe erinevad üksused on justkui pakkunud nagu sellist ägedat väljundit ja praegu ka on kuidagi jah, siuke enda proovile panek või vajanud maha laadida kuidagi, jah, et kõigil on ju see oma mingi väljund, kuidas nagu seda teha tahab ja Maarjal on küll see adrenaliini otsimine on nagu kogu aeg olnud, et nii palju, kui mina teda mäletan, siis kõik igasugused võistlused ja kõik sellised proovilepanekud on tema jaoks nagu see nagu sütitav sükene, et nagu jess, ma tegin ära, et tal ma ei ütlekski, et tema jaoks on see nagu nii-öelda see koha saamine niivõrd oluline, aga just see, et ta käis, ta koges, et tema jaoks on see nagu mingisugune ettevalmistus jälle millekski, et see on nagu, ta valmistab ka ennast nagu pidevalt ette, et mitte nii, et nagu võib-olla Kaitseväes tal on õppused ja asjad, vaid ka ta ise panustab sellesse väga palju, et ta elab seda elu reaalselt, nagu talle sobib see väga. Et kui ma nüüd ütleme, et mõni inimene on mult ka küsinud, et aga
miks sa ei soovita tal nagu midagi muud teha või et nagu, miks sa ise nagu lepid sellega, et aga see oleks sama hea, kui keegi, ma ei tea, võtaks mult nagu käed või jalad ära, on ju, et see on tema suund, mida ta käia tahab ja kui ma nüüd ütleks, et ära täida oma unistusi, on ju, et siis see oleks väga vale, et minu osa sellest on siis, kas on leppida, toetada, aga alati mitte nõus olla, ka seda ma teen ja ma väga häälekalt alati nagu ütlen, aga tegelikult me ei saa inimest muuta selles osas nagu. Armastus on vabadus. Absoluutselt. Et praegu, võib öelda, et võib kõigest loobuda, aga mingit asja nivel, et ma ei saa seda teha, aga lihtsalt see on siis halvasti planeeritud aeg. Et mul, kui ma vabavõitlusega tegelesin, ja siis sündis esimene laps. Siis nagu Liis läheb kogu aeg ära, siis käi veel õhtuti trennis. Siis mõtlen, mis ma teen siis. Õnneks kodulähedal mets, panin tossud jalga, sealt ma hakkasin rohkem siis jooksmas käima. Ja sealt nagu tekkis ka võib-olla see suurem jooksupisek. Siis kaitseväes õnneks enne oli võimalus teha töö all 3 tundi trenni, nüüd on kohustus teha 3 tundi trenni. Sul on mingi saad palka sellest, et trenni. Kuna ma esindan siis ka oma üksust võistlustel, kaitsevõistlustel, siis mul on võimalus teha 6 tundi. Ma elan oma unistuste elu. Ma planeerin oma need trennid sinna töö sisse selliselt, et ma siis kodus kuidagi õhtul saan ka mingil hetkel pere jaoks olemas olla sellel määral. Okei, see on väga hea nagu asjade paika loksumine. Ja eks me olemegi enda nagu need elustiilid ka loonud selle järgi, et me saaks päriselt teha neid asju, mida me siis tahame ja seetõttu ma ei tee seda palgatööd nii-öelda, vaid nagu mul ongi see võimalus ja see nagu, ongi võimalus teha seda, mida ma tahan oma päevaga, mitte see, et ma olen 8-st 5-ni kuskil kontoris, on ju, ja tegelikult mul jääb nii palju unistusi selle tõttu nagu täitmata, et ma ei kujutaks ennast ette enam nagu palgatööl näiteks, et... Aga Triinu soovita midagi kellegile, kellel on näiteks mingi megakirg, tema unistus on olnud näiteks keraamikat teha ja tal tulevad nii hästi need asjad välja ja mis on see tõuge, mis paneks teda nagu mõtlema sellele, et samamoodi, et astu see samm, nagu tee midagi, proovi midagi või kasvata portfelli või et mis oleks nagu sinu nõu, et kuuled, et kui see on sul täielik kirg, ükskõik mis vallas siis on, et kuidas teha sellest hobist oma sissetulek? Et nagu mõelgem lihtsalt selle peale, et kuidas me ei tea, nädala keskmisena ennast nagu tunneme, et kui me võtame võib-olla 1-st 10-ni, et kuidas sul see keskmine on, kuidas sa iga päev tunned selles aspektis, mida sa praegu nagu teed. Ja kui see on siuke mingi 3 või 2 ja sa mõtled iga hommik, et nagu ma ei taha minna, ma ei taha teha seda, no see on juba see nagu indikaator, et nagu sa juba saad ise valida tegelikult, et sa ei lähe sinna. Et see on hästi selline... Aga kui on ikkagi arved vaja maksta, lapsed vaja toita, saad aru nendest nagu argistest põhjustest, mis nagu väga paljud inimesed ütlevad, et ma ei saa muudatusi teha, või mul ei ole aega, on nagu põhiline tüüpiline ja kuidas nagu sellest üle saada? Et me hästi palju ju ka teeme teiste jaoks, et lõpetame selle teiste nii-öelda teenindamise lõpuks ära, et võtame energia ikkagi endale tagasi, et me tegelikult kogu aeg täidame nagu teiste unistusi, aitame nagu nendel asju täita, aga võtamegi selle energia endale nagu tagasi ja kui sul ikkagi on nii suur kirg millegi vastu, siis no igal juhul ta toob sulle sisse. Et algul ta ongi võib-olla hirmutav, võib-olla sa ei peagi kohe oma palgatööd ära tulema, võib-olla sa lihtsalt vähendad korraks enda seda koormust, võib-olla sa hakkad poole et võib-olla hakkad nagu niimoodi vähehaaval on, et võib-olla käid poole kohaga seal tööl ja teed selle poole kohaga siis enda seda nii-öelda kirge, mida sa saad lõpuks siis teha täiskohaga, et me ei peagi tegema nagu pea ees, loomulikult meil on lapsed, meil on pere, meil on vaja toit lauale tuua, arved maksta, see on igal juhul ja ega samamoodi kui mina näiteks nüüd siin kevadel palgatöölt ära tulin, samamoodi ma tulingi ära, ma ütlesin küll 2 kuud ette isegi päris hästi, on ju,
et aga ma teadsin, mis on minu missioon, mida ma siis tegema hakkan, et ma tahan panustada rohkem enda sellesse Team Kallasesse, et ma tahan oma personaaltreeningutega siis jätkata rohkem seda toitumist ja seda elustiili nõustamist nagu tegema. Ja me põleme läbi lihtsalt mingi hetk, on ju, ja kas meil on vaja siis läbi põleda, et hakata oma unistusi täitma, et võib-olla meil seda homset päeva nagu ei tulegi, aga mis minul 2 aastat tagasi hullult hästi aitas, ma 1. jaanuar otsustasin, see oli siis 2023, 1. jaanuar ja ma otsustasin, et ma hakkan ütlema jah asjadele, mida ma muidu kardan. Sest et ma olin hästi pikalt olnud 5 aastat lastega kodune, 2 lapsega, kogu aeg niimoodi vaikne hiirekene toimetanud oma trennidega seal kodus, on ju. Et aga siis ma otsustasin, et ma see aasta ütlen hästi paljudele asjadele jah, siis kui ma tunnen, et see on mulle turvaline. Mitte siis, et appi, et ma nagu pea ees kõigele jah ütlen, vaid et ma mõtlen läbi, mis on see kõige hullem asi, mis võib juhtuda, kui ma siis jah ütlen nagu. Ja kui ma mõtlesin sellele, kui ma neid jahisid ütlesin, et mis see siis see kõige hullem asi on, mis võib juhtuda, siis see ei olnudki väga hull nagu. Nii et ma hakkasin, nii et see on väga lihtne nipp nagu, aga see töötab. Ja peale neid jahisid tuli minuni Somafit, ma hakkasin andma personaaltrenne, ma läksin õppima personaaltreeneriks, ma andsin online trenne ja sellest see tuli, lihtsalt sellest, et ma hakkasin jah ütlema. Sest me hästi tihti me kardame nii-öelda ette ära, aga just, et kui sinu küsimusele ka vastata, siis ärme karda, ütleme jah nendele asjadele, mille vastu meil on nagu sisimas hea tunne. Et tegelikult see on juba ju see õige märk, mida me peaks nagu siis järgima ja mille järgi nagu käima, et see sisetunne ütleb väga hästi, kui see sisetunne sul hommikul on see, et nagu fuck, nagu ma ei taha enam nagu, siis see ongi kõik, mida sa pead kuulama nagu, et ära tee rohkem, et meil loomulikult me ei saa päeva pealt oma töökohast ära tulla, aga jällegi, nagu ma ütlesin, kas või poole kaupa nagu, et ütlegi, et ma vähendan oma koormust näiteks. See on väga hea nõuanne. Ma lihtsalt tahan veel korraks sisse tuua, kas teie jaoks on veel mingid olulised teemad, millest tahaks täna kindlasti rääkida, enne kui me hakkame siin otsi kokku tõmbama. Et Maarja, kas sul on lisaks näiteks lisada midagi, mis Triinu veel ütles, näiteks kellegile, kes nagu tahab enda unistust väga-väga täita, aga tema hirmud nagu takistavad talle edasiminekut või ta leiab 1000 vabandust, miks mitte seda teha? Ja Triinu, siis sina saad mõelda korraks, et kas on meil midagi väga-väga olulist, mida kindlasti tahaks, et jõuaks kuulajani? Ma arvan, et kindlasti, kui sul on unistus, siis tasuks nagu proovida selles suunas nagu liikuda. Mis siis, kui see esimesel korral ei õnnestu, võib-olla õnnestub ka teisel korral. Mina võib-olla mehena ei julge niimoodi kohe töölt ära tulla, siis mul meeldib nagu stabiilsus, et mul kõik asjad nagu jooksevad, mingid asjad on nagu ette teada, et kuidas asjad toimivad. Aga nagu Triinu ütles, et kas või siis natuke jupi kaupa vaikselt hakata minema, enne kui sa saad nagu kõigest muust nagu lahti öelda. Ja sa andsid väga head nõu ja ma arvan, et see on nagu hea koht, millest nagu alustada. Aga kas on veel midagi, millest me selles täitunud unistuse podcastis võiks teiega korraks veel rääkida? Võib-olla ongi see, et me hästi paljudes asjades nendesse nii-öelda ohvri rollidesse läheme ja me paneme tegelikult vastutus hästi palju teiste inimeste peale. Ja tegelikult see vastutus on alati meie peal, et samamoodi Maarja, kui ütleme missioonidel oli, ma oleks võinud ka öelda, et aga ma olen kodune ema, mul on 2 last, ma võin olla näiteks ülekaaluline, sest et mul ei ole võimalust minna laste kõrvalt, ma ei tea, jõusaali on ju. Aga tegelikult on tänapäeval igas aspektis nii palju võimalusi teha asju kodus näiteks. Et see, et me oleme võib-olla lastega kodus, see ei tähenda, et me peame jääma sinna 4 seina vahele nii-öelda kassima elu üle, vaid tegelikult see on hästi palju igas asjas suhtumise küsimus, et kuidas sa maailma näed, mida sa endast välja annad. Sa saad ise seda sama ju vastu ka, et ütleme, kui ma olekski 5 aastat seal kodus lihtsalt konutanud lastega, siis ma tegelikult ei oleks treener täna. Näed, oodanud elu algab siis, kui Maarja jõuab tagasi. Absoluutselt, et ma tegelikult, kuidas minu see treeneri
ka see teekond algas, oli ju see, et ma tegin hästi palju kodus neid online trenne, ma panin neid hästi palju siis sotsiaalmeediasse ka ülesse ja ka sealt mul neid nagu jälgijaid väga palju tuli. Ja ma arvan, et see algas ikkagi sellest perioodist, mitte see, et ma otsustasin minna personaaltreeneriks, mis tegelikult oli mul väga pikk unistus, aga tegelikult see algas mul sellest hetkest, kui ma olin lastega kodus ja mul oli aega sellele mõelda nagu, et mida ma tahan teha ja endaga tegeleda. Tegelikult see on parim aeg üldse, sest sul on aeg võtta, on ju, aga tihti me siis ei kasuta seda aega, et kui palju me tegelikult lihtsalt nagu aega surnuks lööme, on ju, et me ei kasuta oma aega nagu otstarbekalt, et see on nagu siuke teema, mille üle tegelikult iga inimene võiks mõelda. Et kui sul on aega olla, ma ei tea, Netflixi ees siuke 2,5 tundi, et siis tegelikult sul on aega võtta ka see, et aga äkki ma ei taha sellel palgatööl käia nagu, et mõtle hoopis sellel hetkel sellele teemale, mis on nagu, mis sind õnnelikuks teeb nii-öelda siis. Nii jah. Te olete nüüd ikkagi esmakordselt, mul on 2 külalist on ju siin saates, te olete abielus, te olete paar. Läheme korraks veel korra suhtesse tagasi, et kuidas teie nagu hoiate enda suhet ikkagi koos, et väikesed lapsed, ettevõtlus, palgatöö, palju tegemisi, Maarja hullus treeningutel. Sorry. Et kuidas te leiate aega teineteisele või kui tihti ja kuidas te nagu seda romantilist paarisuhet siis nagu ikkagi ajas üritate nagu tugevdada, kasvatada enda omavahelist ühendust? No see üks põhjus, miks me tegelikult ka Tallinnast Pärnusse kolisime, oli ju seetõttu, et reaalselt me olimegi ju lastega täitsa üksi seal nii-öelda, sest et meil pere on ju kõik nii-öelda Pärnust pärit. Ja tegelikult see üks põhjus, miks me siis peale Maarja missiooni otsustasime, et me kolime Pärnusse, oligi seetõttu, et meil oleks tugigrupp, et me saaks üldse võimaldada seda käimist nagu. Ja ma küll ei saa öelda, et me võtame seda hullult palju, aga me teeme seda. See on tänu sellele, et meil on siin vanavanemad, isa, kes käib iga päev külas, kes väga hea meelega lastega tegeleb ja tänu sellele see on meil palju-palju lihtsam kui Tallinnas elades näiteks. Et mõlema vanemad siin siis elavad, et me üritame võtta seda aega, aga ongi, et kuna praegu me seda nii-öelda enda seda businessit üles oleme nagu siin sutitamas, eks ta võtab suurema aja, ma ütleks. Ja ka see, et me ju majja kolisime, ka see oma jagu seda aega võtab ja et me üritame väga palju ikkagi panustada praegu sellesse nii-öelda tiimkallasesse, sest see on väga suure nagu pühendumisega ja südamega tehtud. Aga me ikkagi käime ja võtame aega. Nüüd siin neljapäeval läheme siin näiteks ka ühte etendust vaatama, et me üritame rohkem sellega tegeleda. Aga ikkagi jah, kui sa seda pereettevõtet ja asja vead, siis eks ta alguses läheb see nagu võhm ikkagi sinna, pluss pigem siis juba veel omakorda lastesse ja siis tuleb see nii-öelda ühine aeg, aga me oleme üritanud nagu ühendada seda, et me teeme ikkagi lastega hästi palju asju koos, et mitte niivõrd isegi nagu kahekesti, aga meie jaoks on nagu oluline see, et ka lapsed oleks nagu kaasatud. Et kuidagi nagu ei raatsi üksi või kahekesti minna, vaid tahaks nagu lastele ka seda emotsiooni pakkuda, kui juba kuskile nagu minek on, sest et hästi palju me selle trenni ja kõigega nagu tegeleme, et siis pigem teeme nagu kõik koos juba. Maarja, mis sina arvad, nüüd te olete olnud, kas peaaegu 10 aastat olete suhtes? Jaa, 11 juba saab. Et mis on sinu meelest kõige romantilisem kohting, mis teil on omavahel olnud? Just oli. Käisime ratsutamas. Jaa. Jah, ratsakohting. See oli top, nagu mul pisar. Mõlema jaoks oli see sama kohting kõige romantilisem. See oli äge. Ütlen, nüüd ongi viimaste kuude jooksul ma ise olen üritanud leida mingeid asju, mida nagu 6 korra vähemalt teha või kuskil minna. Et varem ma nii väga võib-olla pole selle rõhku võrranud, aga et nagu laste kõrvalt üksteist nagu taas jälle avastada. Jah, et see on ka see, et kus sul see nagu fookus ju parasjagu on ja kui suvel meil need treeningud ja asjad on, et siis me pigem jõuame võib-olla vähem, et aga see on ka see, et kuna Maarja on hästi palju nagu ära olnud, siis hästi paljud mõtlevad, et nüüd ta on ju olemas, et teil on nagu hästi nagu tore ja hea, et aga ma hästi palju olen ka enda nii-öelda
südamelähedastele inimestele ka üritan selgitada seda, et aga kui inimene on väga palju ära, siis tuleb seda taasühendust leida uuesti, et seda ühist keelt, et see ei ole ka nii lihtne, et sul on inimene võib-olla 6 kuud ära ja ta tuleb tagasi, siis ta tegelikult sa õpid teda uuesti taas nagu tundma. Harjuma ja koos elama, koos olema. Ja tegelikult me oleme mõlemad hästi palju harjunud olema ka üksi. Miks? Sellepärast, et juba nagu me rääkisime lapsepõlvest juba, ja meil on juba lapsepõlvest see muster sees, me oleme sellega väga-väga harjunud, et ütleme, vanemad olid palju tööl ja me pidimegi seda aega palju üksi veetma, seega me väga hindame seda, kui me näiteks saame omaette aega veeta ja ka seda, kui me saame siis koos aega veeta, on ju. Aga mille üle nagu teil kõige rohkem tülisid on? Mis on nagu see korduv teema, mille üle te kõige rohkem tülitsete? Ma arvan, et see ongi lihtsalt mingisugune kommunikeerimine, mingite asjade läbirääkimine, et kuna me ei ole harjunud seda nii palju tegema, sest meie põhiline aeg sellest 10 aastast on ju pigem olnud lahus, et me oleme küll 10 aastat koos olnud, on ju, et aga kui palju me päriselt koos oleme, seda ajaliselt on ju väga-väga vähe. Praegu on siis see nagu kõige suurem aeg, kui te tegelikult olete nagu koos elanud nagu järjestikku. Ja, et ma just tahtsingi selleni jõuda, hea, et sa selle välja tõid, et just nagu mõttelõng kadus ära, aga nüüd need paar aastat me olemegi olnud ju selles ühtses energiaväljas nagu nii pikalt. Ja see on meie jaoks väga uus, sest et Maarjo ei käi nii tihti ära, et me oleme harjunud selle nagu mustriga, kus ta ühel hetkel tuleb ja siis mingi hetk ta jälle läheb ja see on minu jaoks hästi nagu normaalsus ja tavaline nagu. Ja nüüd siis, kui me tegelikult oleme need paar aastat ja isegi nagu 3 aastat või paar aastat olnud nagu täitsa niimoodi ninapidi, siis see on meie jaoks uuesti jälle siuke tundma õppimine, kuidas me toimime. See on hästi suur nagu õppeaastad olnud meie jaoks. Ja, et see on nagu inimese tundma õppimine selles nagu peresituatsioonis siis ka lõpuks ometi on ju, et ma ütleks, et 10 aastaks me võib-olla koos oleme olnud, võib-olla koos elanud, kuna ta on väga palju ära olnud. Ma ütleks, et nagu 5 aastat võib-olla või 4. Äkki see ongi hea suhtes olatus. Aga ma arvan, et see on ka, et see ruumi andmine, see on oluline. Mina tunnen näiteks, et ma kohe vajan seda oma hetke, sest ma olen väga-väga harjunud sellega ja ma saan endaga väga hästi läbi. Mul tekivad ülihead ideed, need mõned päevad, kui ta vahest võib-olla peab metsa minema, siis mõtlen, et see on nagu minu aeg, et see ei ole nagu halb asi. Et paljud mõtlevad, et appi, kuidas ma nagu nüüd lastega hakkama saan, aga minu jaoks on nagu siuke laadimise aeg näiteks jällegi, on ju. Ja samas see koos aeg on ja see dünaamika sobib ja kuna me oleme mõlemad selle mustriga harjunud, siis see on meile igal juhul nagu plussiks. Et ma ei tea, kas sa tahad lisada midagi sellele mõttelõngale, et aga jah, see muster on olnud ju tegelikult nagu lapsepõlvest saati, et meile sobib see. Ja mul veel ka vahepeal üks jälle. Kedagi kodus siis saad olla lihtsalt teha mingid oma asju. Ja eriti kui on ju väikesed lapsed ja sul tegelikult seda momenti väga ei ole ja kui sul tekib see võimalus, no see on igati nagu tervendav nagu, jah. Okei, aga hakkame kokku võtma. Ma küsin teie mõlema käest veel siis viimase küsimuse. Maarjo, kui praegu ütleme see samune 5-aastane Maarjo vaataks nüüd tänast sind, mida ta näeks, mida ta tunneks? Ma ei tea, raske on kohe selle küsimusele vastata. Ma arvan, et ta oleks uhke selles suhtes, et ma tean, kui palju, või kui vaadata praegu neid noori, et kui keeruline võib olla jõuda sinna maani, et sul on oma elamine asjad. Et just see esimene koduost, et kõigil ei ole mingit sääste, et kohe seda sissemaksid asjata. Mina ka selle pärast nagu oma lastele olen pannud hoiusele, kus neil portfell kasvab, et nad saaksid nagu paremini võib-olla alustada. Et ei tekiks seda auku nagu, et ma nüüd ei saa mingit asja, mida ma tahan. Kas on siis oma elamine, tahad kuskile õppima minna, reisima või midagi. Ja Triinu, sulle sama küsimus. Kui 5-aastane
Triinu sind 33-aastast naist täna vaatab, siis mida tema tunneb või mõtleb? oi, Triinu on väga uhke nagu päriselt, sest et ma ei ütle, et ma oleks neid unistusi täitunud tänu sellele, et vanemad kuidagi oleks utsitanud, et see on kuidagi, ma olen nagu väikesest peale kuidagi nagu tundnud, et ma sihuke nagu inimestega suhtleja ja sihuke nagu natukene sihuke esineja olen, et ma arvan, et Triinu on, ma isegi ei arva, ma olen nagu 100% kindel, et Triinu on väga-väga uhke ja et need unistused tegelikult, mida ma enda sügaval sisimas nagu olen tahtnud täita, need on täitunud. Et ma ei saa öelda, et mul ei ole, et mul on mõni unistus, mis praegu nagu ootab täitumist. Et ka praegu see, et ma siin istun, see on olnud üks unistus või mitte nagu unistus, vaid on nagu olnud sihuke nagu mõte, et mis siis oleks, kui käiks podcastis, et sihuke nagu huvitav. Aga jaa, ma ütleks, et sihuke nagu kihvt omapärane naine on minust kasvanud, selline eritahuline ja ei saa öelda nagu, et see, millisest perest sa kuidagi tuled või mida sinu vanemad võib-olla on saavutanud, et see peaks meid kuidagi pärssima siis. Et minu isa on taksojuht, ema töötab üldsegi õigusalal, aga nad ei ole kunagi nagu suunanud mind. Minus on alati olnud see, et kas ma tahan näitlemisega tegeleda või kuidagi seesmis, et ma olen alati teadnud, mis asju ma nagu teha tahan. Ja need on õnneks õnnestunud, et see on lahe, et mul on olnud seda südikust nagu, et minna läbi ja hammustada läbi nagu nendest asjadest, et täie kuhkal on küll, jaa. Oh, kui ilus lõpunoot, et nii 6-aastane Maarja, tähendab 5-aastane Maarja ja 5-aastane Triinu on mõlemad uhked ja tegelikult ma arvan, et see näitab, et sa oled täna nagu, teie olete täna nagu õigel ajal õiges kohas ja teete õiget asja, et kui see väikene laps on rahul, siis see on üks inimene, kellele sa oma elus pead muljet avaldama ja teine on siis see 80-aastane sina ise on ja need ongi kõige peamised asjad. Mina südamest tänan, et te võtsite kutse vastu koos, tulite siia podcasti, natuke avasite ennast. Me võiksime rääkida 5 tundi vähemalt ja meil jääks ikkagi tegelikult väga palju teemat katmata, aga nii on, et aeg läheb halastamatult. Igal juhul seda osa saab varsti kuulata, vaadata ja siis jagame teie kontakte, minge Garage Fitnessi trenni ja siis te kohtute nende inimestega päris elus, tunnete seda energiat, seda soojust, seda ehedust, et ja mis siin ikka, täna õhtul kohtume siis trennis. Tänu. Aitäh kutsumast. No nii.